Tegemist siis ridaelamu boksiga ja planeeringult on siis esimesel korrusel suur avatud köögiga elutuba, millelt pääs kaunile terrassile. Seal on ka mahukas panipaik, lisaks ka esimese korruse WC. Teisel korrusel on 3 magamistuba, saun ja duširuum. Koos nii-öelda lisapindadega on korteri omandi suurus 143 ruutu, sisepinda küll 112 ruutmeetrit. See 143 sisaldab siis 25 ruutmeetrit terrassi ja ka teisel korrusel olevat rõdu, mis on 6 ruutmeetri suurune. Iga boksi juurde kuulub notariaalse kasutuskorra alusel ka oma maalapp. Kas nüüd siia aiad vahele teha või mitte, see jääb nüüd inimeste oma otsustada. Igal boksil on lausa 2 parkimiskohta maja ees ja lisaks on maja ees piisavalt ruumi ka külaliste autodele. Suurimaks lisaväärtuseks näeme me siin A-energiaklassi ja loomulikult ka looduslähedust. Et nagu te näete, on siin tegemist tõesti looduslähedase asukohaga. Inimesed saavad jalutada metsas, kaugel pole ka kergliiklusteed. Ja tulles tagasi A-energiaklassi juurde, on see saavutatud siis tõesti läbimõeldud maja ruumiliste asetustega, ehitusstandarditega ja päiksepaneelidega maja katusel. Sama päiksepaneelid ongi pisikene elektrijaam, mis nagu toodab majale endale elektrit. Ja süsteem on siis sellega niimoodi, et see toodetud elekter jagatakse ära kõikide bokside vahel ja vastavalt siis arvestatakse elektri tarbimisest maha. Prognooside kohaselt peaks olema niimoodi, et päikselistel kuudel jääb see isegi plussi poole peale, ehk siis inimesed reaalselt ei maksa oma elektri eest. Ja vastavalt siis ühistu poolt arvestatakse tasa järgmistesse kuudesse see toodetud elekter. Tänaseks päevaks on meil müüdud juba 2 otsaboksi. Ühes neist elavad inimesed juba sees, on vast kolinud siia. Ja pakkumisel on siis 4 keskmist boksi. Ja boksid on kõik ühe suurused, üldpinnaga 143 ruutmeetrit, sisepinda küll on 125, millele lisandub siis terrass 25 ruutmeetrit ja rõdu 6 ruutmeetrit. Kui nüüd hindadest rääkida, siis mis need hinnad on? Saladus, kui saladus ei ole? Ei ole saladus, et täiesti avalikult on hinnad 188 000 on ühe boksi hind. Sisaldab siis täisviimistlust ja see hinna sees on siis ka saun. No minule meeldib näiteks kaubelda, kas kinnisvaraturul on üldse võimalik kaubelda siin kandis? Kauplemise koha pealt ütleksin ma niimoodi, et juhul kui 188 000 jääb teile natukene kalliks, pakume ka võimalust soetada boks valgekarbina ja hinnaga 169 000 eurot. See hind ei sisalda siis lõppviimistlust. Ehk siis lõppviimistluse saab inimene ise teha oma äranägemise järgi. Kindlasti erineb see asukoht linna siseste asukohtadega just looduse läheduse poolest. Suurimaks eeliseks on inimesed, kes siin elavad ja on juba soetunud siia boksi, just peavad nemad seda suurimaks eeliseks seda, et siin on terviserajad, metsas on seened sügisel, suvel marjad, lähedal on Veikpark, Männiku tehisjärv, kus on tõesti arvestatav rand ja samas me asume siiski ainult 3 kilomeetri kaugusel linnapiirist. Kui nüüd korterist veel rääkida, siis millise küttesüsteemiga on tegemist? Lähtuvalt sellest, et on ka olemas soojustagastiga sundventilatsioon, mis toetab ka küttesüsteemi, on küttearved prognoositud üsna väikesed. Kui nüüd võtaksime kogu selle jutu kokku, siis milliseid inimesi siia uudistama ootate? No kindlasti on eelistatud lastega pered. Et see looduslähedane keskkond ongi just mõeldud lastega peredele. Et bussipeatusse on siit umbes 700 meetri pikkune maa jalakäija, samas ei ole kaugele minna ka Saku kooli, linna poole sõita kooli. Ja siin kasvades tunnevad lapsed, nad elavad nagu maal. Samas saavad vanemad rahulikult käia linnas tööl ja ei pea pelgama seda, et kojusõit läheb liiga pikaks.